Tervitus! Majandusministeeriumi andmeil on Tallinna-Helsingi raudteetunnel sama reaalne kui Eesti oma kosmoseprogramm. Nüüd vaatame, kuidas iga eestlane saab teha endale ise oma kosmoselaeva. Kosmose vallutamiseks ei ole sul tarvis suurt raha. Kogu asi on tahtmises. Esiteks on sul tarvis fooliumteipi. See punane muna on ühe vana jõulukaunistuse küljest. Ja see on üks väga tähtis teaduslik instrument, mille võimsuse ületab ainult selle salapära. Sa vajad punast lõnga. See siin on navigatsiooniseade. Veel on sul tarvis kruve ja kääre ja näpitsaid. See siin on tavaline musta värvi prügikott ja televisiooni ja spektrofotomeetriline kompleks ja ära unusta akutrelli. Projekti kõige olulisem osa on leida piisavalt kandiline karp, sest kandilised asjad lendavad kosmoses kõige paremini. Ära unusta teaduslikku aparatuuri. See telefon ei ole hetkel küll töökorras. Laadimine ei toimi, aga ei ole hullu. Mõõdulint. Lisa mõned geomeetrilised kujutised, mis sümboliseerivad universumi algtõdesid. Jah, see ka veel. Ja see ka. Eurokalkulaator. Mõnes paralleeluniversumis on Eesti end liiduikest jälle vabaks laulnud ja kroon maksab. Eesti kullafond. Plaadid on valmistatud peaaegu puhtast plastmassist. Info on ketastele kantud ühtede ja nullide jadana, mis moodustab koodi. Maavälised tsivilisatsioonid, kes kasutavad universaalset matemaatikat, saavad selle abil ettekujutuse maa häältest ja Eestist loomulikult. Nüüd vaata hoolega ja tee järele. Aseta prügikott lauale ja lõika 2 kosmoselaeva laiust riba. Pane kosmoselaev kile sisse. Üle jääosa lõika lihtsalt ära. Nüüd on sul tarvis sobiva pikkusega fooliumribasid. Kleebi need hoolsalt kuubi äärtele. Ja siis läheb käiku teine valmis lõigatud riba. Fooliumteibiga toimi nagu eelnevalt. Kokku vajad sa 12 fooliumkleepsuriba. See on huvitav, kui palju ääri ühel kuubil on. Pidi mitu korda üle lugema, kuid see selleks. Kuup ise näeb nüüd välja selline. Tee kindlaks, kas kõik küljed on spetsiaalse selleks ette nähtud materjaliga kaetud. Kas kõigil äärtel on kosmilise kiirguse kaitseks fooliumikiht peal. Nüüd paigaldame kruvid ja neid oli meil tarvis 4 tükki. Avad olid eelnevalt ette tehtud. Kuubi esiküljele paigutame nõuete kohaselt taadeldud navigatsiooniseadme. See on suurt täpsust nõudev toiming, mis võib mõjutada sinu kosmoselaeva missiooni edukust olulisel määral. Antenni paigaldus. Selle külge kinnituvad kosmilise kiirguse andurid ja nii edasi. Antenni üks ots on eelnevalt sinusesse väänatud. Teise otsaga toimi samamoodi. Muidu võib antenn missiooni ajal lihtsalt küljest kokkuda. Aga mida siis teised Euroopa riigid meist arvaksid? Just. Vajadusel kasuta kinnitamiseks teipi või makrofleksi. Nüüd valmistame ette selle punase palli, mille võimsuse ületab vaid selle salapära. Võta nöör ja tee mitu sõlme. Juhe keri hoolega mitu korda ümber antenni. Ja jälle sõlm peale. Nii. Selle teadusliku instrumendi otstarve on salastatud. Keera see sujuva käeliigutusega oma satelliidi külge kinni. Ja nii.
Ja nüüd paigaldame televisiooni ja spektrofotomeetrilise kompleksi. Abiks jälle fooliumteip. Ja valmis meie kosmoselaev ongi. Lõpetuseks lisaks nii palju, et Euroopa Liidus on Eesti majandust ja teadust tabanud enneolematu õitseng. Minul on seda õitsengut vaadates kogu aeg suu imestusest lahti. Ma ei tea, kuidas teil on. Loodetavasti saite käesolevast videost häid ja harivaid ideid oma vaba aja sisustamise tarbeks. Ei muud kui head meisterdamist ja jõudu kõigile minemaks sinna, kuhu pole astunud ühegi inimese jalg. There are those who believe that life here began out there, far across the universe.